No hei, äge, et minu kanalile jõudsid. Kui ma muidu tohkerdan siin Volkswagenitega, üritan oma Corradot üle elus hoida siis ja ehitan ühte Golf 3, siis täna ma sõidan millegi väga erilisega ja võib-olla keegi juba nägi lugeda, aga tegu on autoga, mida toodeti Kanadas natuke vähem kui 3000 tükki üldse kokku. Ja Eestis on see kindlasti ainuke, isegi võib-olla ilmselt Baltimaades. See on kahekohaline sportauto, millel on tiibadega uksed ja tegu on siis Brickliniga, võib-olla asjatundlikud tundsid juba ära. Ja sellega ma hakkan kohe sõitma ja siis ma räägin teile lähemalt, millega tegu ja natuke selle ajaloost ja jagan muljeid, kuidas sellega sõita on. Ma olen ühe korra juba sellega väikse sõidu saanud teha, aga pikale sõidule lähen esmakordselt. Lähme! Ja täna ma lähen sellega meie Tartu DCC klubi Meetile. Keegi ei tea veel, et ma tulen sellega. Pesu tehtud. Mul ei ole mikri praegu taga, nii et ilmselt halvasti kuulda. Aga mega kuuma, ma valisin kui kõige kuumema päeva, mille minna. Ja uksed vett ei pea. Aga vähemalt on siis kuiv. Kust tuleb siis see Bricklin SV1 nimi autole on see, et üks USA ärimees tegi Kanadas siis tehas, hakkas seal tootma neid ja tema nimi oli Malcolm Bricklin. Ja miks see SV siis on safety vehicle ehk siis see safety turvaline auto siis otsetõlkes. See turvalisus oli sellel ajal väga suur teema ja USA mingid regulaatorid seal olid arutanud, et üldse kabrioletid ära keelata just nende ebaturvalisuse pärast ja sellepärast pani Malcolm Bricklini tiim ka sellele autole mega palju rõhku. Aga Brickliniga on tegelikult selline lugu, et seda toodeti aastatel 1974 kuni 1975 ja 34 tükki tehti tegelikult ka aastal 76. Nii et see auto on ikka, mis on, 50 aastat ju vana nüüd. Ja see antud isend ongi siis selle esimese otsa masin. Ta on 195 auto, mis tehti ja tegelikult on ta punane. Võib-olla juba märkasid mõned targemad, et ta on musta värvi. Tegelikult musta värvi neid ei tehtud. Ja neid tehti ainult punane, oranž, roheline ja siis on Suntan on selle värvikoodi nimi, aga ta näeb selline nagu beige, pruunikas, selline vahepealne välja. Ja miks värvilised ainult, sest must näeb väga hea välja sellel autol. Ma arvan, et see on see, neid kutsutakse ka safety red ja safety orange. Ma arvan, et see ongi seotud sellega, et värve on paremini liikluses näha ja turvalisus oli ju selle auto peamine teema. Rääkides turvalisusest, siis selle autoga on nii, et autot ümbritseb turvapuur. Kui auto peaks ümber veerema, siis see on ka see turvavärk. Siis on tal paagi ümber 5 kohast ümbritsetud mingid toestatud ka jälle turvalisus, kui on kokkupõrge. Ja siis on need stanged üliägedad, nii-öelda stanged, kaitserauad oleks võib-olla nende kohta tõesti parem öelda. Et nende ümber, kui vaadata lähemalt, on selline ruum ja see on sellepärast, et need kaitserauad võtavad endasse löögijõudu. Et kui näiteks see oli umbes 8 kuni 16 kilomeetrit tunnis vist, erinevad andmed olid, ma ei hakka proovima. Aga 8 kuni 16 kilomeetrit tunnis kokkupõrke korral otse nendele kaitseraudadele peaksid need kaitserauad liikuma lihtsalt sisse ja välja ja mitte mingit kahju ei tohiks olla. Nagu ma alguses mainisin, siis auto pandi kokku Kanadas ja sellel on ka oma põhjus. Kanada valitsus andis rahastuse sellepärast, et seal oli töötuse määr hästi suur ja et siis seda tööhõivet suurendada andis laenu, et neid autosid toota. Ja sellepärast seda tehti Kanadas. Sellel oli ka omad lõppkokkuvõttes täitsa fataalsed tulemused sellele autole, aga vähemalt ütleme nii, et kes veel on 3000 autot ise välja lasknud. Nii et päris suur tulemus ikkagi, kui
mõelda nagu selle peale, et üks inimene ise koos meeskonnaga kujundas oma auto ja pani selle kokku ja tegi selle reaalsuseks ja andis välja ja välja tuli nagu midagi sellist. Et see on päris kihvt ikkagi. Ja minu arust müts maha ikka sellistele inimestele. Vahet ei ole, mis see tulemus lõppkokkuvõttes on. Auto on valmistatud muideks klaaskiust ja siis peal on põhimõtteliselt siis plastik, mingi akrüül, plastik sisuliselt. Fun fact siia vahele. Auto pole värvitud, värv on sisse segatud akrüülikihile ja väidetavalt on see umbes 50 värvikihi paksune kiht. Ehk kui tekib kriim, siis saab selle lihtsalt välja pollida ja et kriim peab väga sügav olema, enne kui ta jõuab sinna fiibrikihini. See on odavam tootmise osas, aga ka auto omamisel. Pluss fiibrist kire ju ei roosteta. Ja sellega oli päris suur probleem, sellepärast et need komponendid omavahel üldse ei tahtnud ilusti ühineda ja tulemuseks oli mega paljude kerepaneelide raisku minemine, lausa 60% kogu tootmisest läks raisku, sellepärast et nad olid liiga haprad ja ei pidanud vastu ja oli isegi lugusid, kus Arizonases testimise ajal oli väga-väga kuum ja pandi õhtul auto selle konditsioneeriga garaaži ja siis järgmiseks päevaks oli seal järgi ainult klaaskiust kere, sellepärast et see plastik siin peal oli lihtsalt ära nagu lagunenud pealt. Et see õhutemperatuuride vahe tegi siis oma töö. Et sellega oli hästi palju probleeme ja kutsuti sinna spetsialist, kes siis neid paremaid valemeid siis üritaks teha ja midagi saadi ka paremaks, aga mitte väga palju. Ja räägitakse ka seda, et Malcolmi isa pakkus, et kõiki paneele tuleb või kõiki tükke tuleb testida mingisuguse selle haamriga, et kui nad peavad vastu, siis on tükk hea ja kui ei pea, siis minema. Ja ega ometi ei ole see auto sellepärast, et on klaaski just kergem. Ta kaalub, tühimass on 1600 kilogrammi ja see on ju sportauto ikkagi kaheukseline, ei tohiks ju nagu 1600 on ikka päris palju. Ja need uksed muuseas, kuna nende sees on ka mingisugune turvalatt, teraslatt, siis üks uks kaalub 41 kilogrammi. Nii et need on mega rasked uksed, kui peaks midagi juhtuma ja nendega juhtuski alatasa, kuna see hydrauliline pump, mis neid üles veab ja üks elektrimootor, mis need mõlemaid pidi siis talutama, tihtipeale ütles üles. Selle kahe ukse 40 kilo ja teine on ka 40 kilo ja veel reklaamiti seda, et uksi saab erinevatel aegadel avada ja kinni panna. Ja see võttis viimast sellest mootorist ja sellest hydraulikast. Kui ma alguses mainisin, et ta on musta värvi, ta tuli Ameerikast juba niimoodi värvituna ja ta on vist erinevatest tükidest kokku pandud ja siin on ustega nüüd tehtud seda, et pandud kompressor ja tuledele on ka pandud mingi Golf 3 mingisugune vaakumpump, et klapptuled töötaksid, siis nendega oli ka alatasa elektrilisi kamme, vigu. Mootoritest siis tehti ainult V8-id. Algas tegelikult idee üldse mingi Opeli 4-silindrilisest, siis see esimene prototüüp valmis Chrysleri 6-silindrilisega ja lõpetati siis tootmine ikkagi V8-ga. Algselt siis American Motorsi AMC 5,9 liitrise V8 mootoriga. Sellel on 160 kilovatti, 220 hobujõudu oli, kui ma õigesti mäletan. Ja tal on 3-käiguline automaatkast. Neid umbes mingi 140 midagi sellist tükki tehti ka manuaali, ehk siis väga vähe. Ja kuna aastaks 1975 oli tekkinud palju tarneprobleeme selle mootoriga, siis mindi üle Fordi Windsori V8 peale, ta oli 5,8 liitrit, 130 kilovatti ja võib-olla on huvitav teada ka mõnele asjatundlikumale, et ees on ketospidurid, taga on trumlid ja taga on lehtvedrud, ees on siis tavalised need mingid koil
abordid Oil Springs. Ei oska enam eesti keelde ümber tõlkida, vaata. Ma ei näe mitte midagi. Tal on oma aja kohta siin ka igasugused lisasid tegelikult, igasugused kellad. Näen, siin on mingi AC temp, see muidugi ei tööta. Aga mida tal ei olnud, oli sigaretisüütaja, hea tuhadoos, sellepärast et suitsetamine autoroolis ei ole turvaline ja kuidas seal kuskil reklaamis oli öeldud, või kirjutatud, et me ei tahaks, et su sigaret kukub sulle sülle ja sa hakkad nagu rahmeldama ja siis sõidab meie elus autoga vastu puud. Ma mõtlen, et tuled küll nüüd ei ole väga, väga turvalised. Ma konkreetselt vahepeal ei näe, mis ees on. Kuidas siis läks nii, et selline ajast ees oleva auto tootmine sellise kontseptsiooniga nii kähku läbi sai? Jah, tal olid puudused, nagu rasked aeglased uksed, probleemid esituladega, vedrustus oleks saanud parem olla, kuid need kõik oleks olnud ju arendatavad. Suurim allakäik tundub olevat lisaks tohutule materjalikaale ka tootmiskoha valik. Valdav enamus Kanada töötutest olid ju kogenematud, mis tõi kaasa ka kehvema ehituskvaliteedi, kui nad üldse tööle jõudsid. Ja kuigi soov selle auto loomise taga oli ilus, turvaline, ei pea olema kole ja et see oleks kerge ja odav ka omada, siis tarnijate nappus, mitmed hinnatõusud, mis 2 aastaga auto hinna 2-kordistasid, ei suutnud ta konkureerida enam Corvetti hinnaga. Ja kuigi Bricklini lõpp oli kiire, elab ta siiski ka nüüd, 50 aastat hiljem vägevalt edasi, pakkudes autoentusiastidele turvaliselt rõõmu ka tänasel päeval. Kui paljude tänaste masinate kohta me 50 aasta pärast saame sama asja öelda, kes seda teab. Aga ma olen kindel, et tollel ajal saab ikka veel nii mõnigi öelda, et Bricklin on ka 100 aastat hiljem sama hiilgav. Ja selleks annan ka mina oma panuse. Ma muideks teen ka ühe väikse sünnipäevaüllatuse meie DCC klubi ühele rajajale Martinile, kes viis mind ju Porschega sõitma. Nii et on aeg teha vastu üks äge kogemus ja lasta tal sõita Brickliniga, sest väga paljudel sellist võimalust ikkagi ju ei ole ja ei avane ka. Nii et ma loodan, et ta jääb rahule ja et saab mingisuguse ägeda kogemuse osaliseks. Jep, sai küll. Ei sõida väga. Proovi seismine. See on õige miit. Saab autost remontida. Selleks me sinna olemegi. No nii ta mul nüüd niimoodi lõppes see päev. Ei tea, mis täpselt juhtus. Akuühendus oli nõrk, sai parem. Kütus oli võib-olla läbi, valasime peale, aga ikka ta ei läinud käima, nii et midagi kas kuivale või ma ei tea nendest usakatest mitte midagi. Aga oleme just kindlad, et saame selle homme tagasi tööle ja uus katse tuleb kohe kindlasti. Sõit oli vinge, elamus oli äge ja V8 on äge. Tšiki-prigi. No proovi. Gaasi ei anna. Ära anna sinna. No. Olge. Pead ikka pöörduvad inimestel, jah? Ma olen tagasi, katse 2, järgmine neljapäev on käes ja ega te ei arvaks vist ära ka, mis see viga oli.
viga oli siin rooli ja istme vahel. See oli aus viga ka, nagu ma ei tea, palju see auto kütet võtab. Ja siis, kui mul öeldi, et pane 10 peale, ma võin 15, ma olin oma arust väga helde veel. Ja see kütuse näid ikka kõigub täiega ja ma ei tea ju seda autot, vaata. Kas ta valetab, kas ta ei valeta, mis toimub, kas midagi oli all ei olnud. Ühesõnaga ei olnud. Ja nii kui Martin sõitma läks, esimesest ristist minema sai teisel ristil keset keeramist lihtsalt suri välja kõik, mitte mingit hoiatust lihtsalt. Ja ilmselt võib-olla pööramise peal tõmbaski punga kuivale ja enam käima ei läinud. Isegi siis, kui me panime kütet peale. Me panime kütet peale ka garaažis ja mis tegelikult aitas, seal break-cleaneriga aidati karpale kaasa, aga mis lõpuks aitas, oli see, et bensupaagist pandi suruõhupüstoliga õhku sisse. Paugu vii poolest pöördest. Et milline kogemus oli 8 kui esimesel päeval või esimesel nädalal. Mingi pane kütet karpasse, aga võib leegi välja visata, pane break-cleanerid karpasse, pane õhku tagant sisse kütusepaaki. Et see USA raud on ikka tõesti teine lugu. Ma üritan nüüd meeles pidada, et mida ma teile eelmine kord rääkisin ja mis mul rääkimata jäi. Mul olid mõned faktid ka huvitavad. Näiteks ma korra vist mainisin, et 3 politseiautot oli ka Bricklinit. Arizonases anti siis politseile 300 autot ja tehti nagu politsei värvidesse mingi suur see vilkur oli katuse peal, need pildid on väga naljakad. Aga sellepärast, et need uksed käivad nii aeglaselt lahti ja kinni, et siis nad ei saanud kasutada seda kuidagi nagu kiirreageerimiseks, mis sa ütled siis mingile pätile, et oota, mul tuleb uks lahti. Nii et seda kasutati rohkem nagu liikluse rahustamiseks, lihtsalt nagu patrullides ja mingitel üritustel siis käidi sellega ringi. Aga äge fakt, jah, mis veel? DeLorean, millega seda võib-olla samastada nende kajaka ustega on ja otsetõlkes. DeLoreanil oli oma film, siis Bricklinil oli oma muusikal. Ja, aga see kõik oligi ju väga futuristlik ja väga selline tulevikku vaatav. Kui arvestada, et DeLorean tuli mingi 10 aastat hiljem ju tegelikult. Mis on äge? Enne eelmist aastat ma ei teadnud üldse sellise auto olemasolust nagu De Tomaso Pantera, ülikõva, nagu see oleks küll üks asi, mida oma kollektsioonis omada. Ja sellel on tagatuled Pantera tagatuledest võetud jäljendiga. Nii et sisuliselt Pantera tagatuled. Nagu kuidas asjad nagu mingid asjad jooksevad nagu niimoodi kokku lõpuks. Et kuskilt ma alles saan teada, et selline auto on ja siis järsku on siin auto küljes selline asi. Sõiduomadustelt ta ei ole muidugi sportauto, absoluutselt mitte. Ta on ikkagi selline USA raud. See on selline suur, ta ujub, ta on selline nagu hõljub siin tee peal. See vedrustus ei ole ka neil väidetavalt väga kiita, aga ma ei ole ka ekspert selles osas, et ma olen hästi jäiga fänn. Corrado on tegelikult hästi jäik, mis on ka naljakas, et kui nagu ma ise olen väga nagu rahul, aga nii kui keegi mul autosse istub, siis ma ütlen talle, et sorry, see on väga jäik nagu vaata. Ma ei tea, miks ma hakkan kohe nagu vabandama. Et siin seda jäikust ei ole. No nii, päev on jõudnud õhtusse või mis õhtu on jõudnud õhtusse. Sai meie klubi kogunemisel ära käidud lõpuks ometi, kus juures see on 3. kord, kus auto sinna parklasse on jõudnud ja nüüd esimene kord siis said olla lõpuks otsast lõpuni ka näitamiseks inimestele. Ja vaatajaid jagus, mis seal salata, et on mida vaadata. Eriti äge oli koht, kus kui ma hakkasin jõudma sinna, olin ühel ristmikul kooriga ja siis 2 noormeest olid seal
tegi niimoodi. Ja siis ma sain aru, et ma tean küll, millest te räägite. Mis autoga tegu on. Ja tõesti, ega väga paljud ei tea, aga ma loodan, et ma natukene parandasin seda, natukene tekitasin teis huvi, mingit huvitavat teadmist juurde automaailmast. Mis toob järgmine video, ma ei tea. On see Golf, on see Corrado või on see jälle midagi muud huvitavat. Eks seda näitab aeg, aga seniks vajuta ikka telli, subscribe.